No nii, tere hommikust, me oleme jõudnud siis rongijaama. See oli kõige pikem reiseks olnud, siis meil on kotid, ma näitan teile kohe. Siis suur kott, väike seljakott, minul on käekott. Ma ei oska. Ja siis jah, mul on veel seljakott. Igatahes nüüd me oleme siin rongijaamas. Me tellisime takso, et siis siia saada. Et me ei peaks nende kottidega minema, sest me oleme praegu nagu Sydney mingi täiesti teisel pool osas. Ja siis kui me oleksime siit läinud, oleks me läinud mingi $50 takso peale, aga rongi ja asjadega läheb mingi $3-4, nii et me võtsime neid takso siia. See oli ka juba mingi $10 või mingi $11. Me natukene oleme ikka budget, et pole hullu midagi nende kottidega nii, et sa lähed ühe transpordi peal, teise transpordi peal. Sydneys on suht hea lihtne transpordiühendus. Tere taas! Me oleme oma teel Uus-Meremaale ja praegu on varahommik. Tegelikult meil läheb lend jumala normaalselt olema mingi 9:15, aga lennujaamast saab varem kohal olla. Meil on juba check-in tehtud, aga meil on üks ära anda pagas, seda me saame ka loodetavasti self-check-inis ära anda. Ja siis jah, meie pikk teekond on, kuna me oleme teisel pool Sydneyt, siis meil on kuskil 1,5 tundi peale minema sinna. Aga muidu on väga super ja varsti näeme oma Uus-Meremaa pere ja Uus-Meremaal korra. You're looking at me, I'm looking back at you. Looking for answers, what are we supposed to do? Stuck in a moment and we can find our way out. Ja me jõudsime Christchurchi, nüüd me läheme sinna, kus meie pere saab siis meid peale võtta. Ja siis võtame meid peale ja me läheme koju. Esiteks, see lennuki maandumine. Sa tead, et sa oled Uus-Meremaa kohal, kui lennuk lihtsalt räigelt hüppab. Sellepärast, et nii suur tuul on. Appi, ma ei tea, kas te kuulete isegi mind praegu. Aga tuul on lihtsalt nii rets, et see hüppab täiega. Nii et see oli oma ette kogemus. Ma arvan, et see oli kõige nagu hullem maandumine selles suhtes nagu õhus. Tegelikult maandumine ise oli okei. Me lendasime New Zealandiga so far siiamaani minu totaalne lemmik lennufirma. Nagu üsna selline normaalne hind ja pakuvad igasugused snäkke asju. Ma olen nii excited. Siis jõudsime lennujaama. Mega toredad töötad igal pool. Ma mäletame esimest korda, kui me tulime Uus-Meremaa, see oli täpselt samamoodi, et nii toredad on kõik. Ja täna me tulime uuesti ja jälle see sama emotsioon, et siin on nii toredad kõik. Palju toredam kui Austraalias. Ups! Yeah, I think he rang them, but I haven't asked him since. I'd say he didn't. Yeah, so. Nii, Sukk andis enda auto meile kasutada ja jah, ise laenab sõbralt. Et väga hea sõber Sukk meil siin. Yeah. Fry. The mince. I feel like Superman, they gon' remember me. I think I know I can. Who says it's hard to reach? Who's gonna stop me on the road to success? I don't know. They try to break me down, but I'm still on my feet. This city's full of life, so why is it hard to breathe? Oh, why did God create this world so unfair? I don't know. Sometimes I feel like I can't run, I can't crawl. And sometimes I feel like I ain't nothing at all.
Life is a journey where you stumble and fall, but I'm okay when I lie down in your arms. No nii, oleme nüüd saabunud Mount Hutti, siin on praegu kuskil 2 kraadi ja mägi näeb väga ilus välja. Ja oleme väga elevil, tulime enda hea sõbra Sukiga siia lume lauatama. Et vaatame, kuidas meil välja tuleb siis. Ja jah, me oleme väga elevil. Uus-Meremaa mäed pidid ka väga head olema. Sätime ennast siin valmis praegu. When I lie down in your arms, when I lie down in your arms, I feel like moving back. Sometimes it's hard to dream. The life I chose is past. It's moving without me. Who doesn't want a machine so they can go back in time? I don't know. My time went by too fast. There's no one left but me. I've got a 9 to 5, and it gets the best of me. This is the life I'm gonna live to the end, but I'm okay when I lie down in your arms. When I lie down in your arms. When I lie down in your arms. Sometimes I feel like I can't run, I can't crawl. And sometimes I feel like I ain't nothing at all. Life is a journey where you stumble and fall, but I'm okay when I lie down in your arms. Siin on näha, et mägi on väga jäine, peegeldab vastu lausa, ainult seal, kus on rada tehtud, siis on sõidetav see. Selle valge pealt ei tahaks küll alla libiseda, siis jäädki libisema. Arvinder, can you jump from here? I can, but I don't want to. On uus päev ja täna me lähme siis oma endise bossi juurde. Lähme ta külla, võtsime pitsad kaasa, lähmegi lõunaajaks, ta ise ütles, et ta teeb natuke tööd, et ta pritsib seal neid õunu asju, et tooksime, või et lähme siis lõunaajaks, siis mõtlesime, kui me juba lõunaajaks lähme, siis viime talle lõunasööki ka natukene, nagu tema meile tõi vahepeal. Nii et väga põnev, me oleme, jah, ja mis me täna oleme nagu juba rääkinud, et me tegelikult üldse ei tunne, et me oleksime vahepeal ära olnud või et me oleksime reisi, sellepärast et see kõik on nii kodune, mis siis, et me elasime tegelikult päris lühikest aega siin. Nii et nii mõnus on tagasi olla, ajutiselt küll, aga väga tore tunne on ja tõesti emotsioonid on väga toredad. Waking up. Yeah. No, you I think maybe did you have a break in between pruning? More advanced. So you can see now they start forming leaves. Yeah, this is what we did. So it's like this, like that there, and then it becomes more and more open. And then this, so the actual apple It's inside. is that there, that's the apple. Wow. That little piece. And this bit here is the flower, but it becomes this. Wow. Yeah. That there. Käisime just siis selle ülemuse juures ära ja me lähme homme temaga kalale või loodetavasti tema paadiga tema vanemate koju, et kui te ei ole meie varasema videosi näinud, siis tegelikult kogu nende perekond, me oleme nende perekonnaga väga tuttav. Tema vanemad, tema õde, vennaga me kõige vähem kokku puutunud, aga teistega me üli palju kokku puutunud ja kõik teavad tegelikult meid. Nii et väga lahe, lähme homme tema siis vanemate juurde, kus vanemad on ka ja siis lähme kalale ja vedame seal öö ja siis lähme me edasi oma väikese reisiga ja siis hiljem võib-olla puutume jälle kokku, et teeme mingi väikse õhtusööga või midagi. Viisime talle lõunad, oli väga õnnelik selle üle ja üldse väga lahe.
vaatasime ka need kunagised valdused üle. Ainus kurb asi on see, et ta ütles, et arvatavasti nad panevad selle õuna ettevõtte vist kinni. Sellepärast, et see ei ole hetkel kasumlik. Kahjuks. Jah, ja siis laienevad jälle nende mustsõstarde peale. Ja mida me ka tegime, et nad on väga kahekordistanud vist oma mustsõstra farmi, nagu ta ütles vist, nii et väga põnev. Nii tore oli taas Maiki näha, et hea sõber meil siin Uus-Meremaal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan. Tere hommikust, täna on meil põhimõtteliselt siis nagu 3. päev Uus-Meremaal ja täna me lähme oma endise ülemusega kalale, et eile me käisime neil külas ja siis me rääkisimegi, et täna hommikul lähme. Tegelikult meie ülemusel on üsna kiire aeg hetkel või noh, mitte kiire, aga selline semikiire, siis ütleme nii, et ta peab aitama enda venna ettevõttes ka asju teha. Aga ta ikkagi leidis aega, et meiega kalale minna või noh, täna läheme siis kalale ja ööbime ühe öö siis tema vanemate juures samas kohas ja noh, me oleme tema vanematega kokku puutunud, nii et ma arvan, et väga tore selline päevakene ja homme hommikul siis tema ise tuleb tagasi tööle ja meie lähme edasi, teeme siis ringreisi nendes kohtades, kus me tahame uuesti käia või kuhu me ei jõudnud eelmine kord. Siuke lahe. Tere. They're so curious. Yes, yeah, some of them are friendly. Näh, lakub mu kätte. Somebody's got to take it. Walk to school, that's what I did. You got a fast car. We go cruising, entertain ourselves. You still ain't got a job. Not working the market as a checkout girl. And all things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. You got a fast car. See it fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or let it die this way. Sometimes like parts of the boat is quite challenging. Yeah, with the wind coming across with these ones, it's very challenging here. So I won't ask anybody right now because maybe this afternoon it's a struggle. But I'll just close that. Can you step? All fish will eat fish. Yeah. Guess who just got back today? Them wild-eyed boys that had been away haven't changed, had much to say. But man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. Told them you were living downtown, driving all the old men crazy. The boys are back in town, boys are back in town. I said, It doesn't feel like really. Yeah, and then so keep your right. Oh, maybe he's gone. No, he's still there. No? No, he's still there. Keep your right up.
just feel. You just have to feel. Is it too hard on him? Too soft? So yeah, keep on. You want him to run there. I think it's not a bad fish. Okay. So maybe More? Nice! Very cool. catch. That's That's not having just watch that come. I can do it. Yeah, okay. Okay, so he's in the net, so he's not going to disappear. Alright, good work. yeah. Alright, got it. Okay, so now I have to just get the hook. Yeah. I hold it up. Yeah. Oh, that's a nice fish. What fish is it? This one's a trout. Lõhe. Ah. But what's the difference of salmon? Salmon is forell. Ah, really? Yeah. My whole life has been wrong. I also thought it was the opposite sometimes. So I'll get all this safe and then... How do you park the boat here? very gently. Yeah. So Can you we have- help somehow? Yeah, are you able to go under and to... This is the most waves that we've had. I could spend my days in a lazy boy in a mansion on a hill, or catch a fast train straight to New Orleans, or a slow ship down to Cozumel. I could waste away my spare time watching football with my friends, but I'd rather get my rod and reel and go fishing when I can. I wanna go fishing, 'cause it takes my stress away. I wanna go fishing. Nii, kalanaine. Mina ei püüdnud, ülemus Mait püüdis. Aga noh, sul oli kala otsas. Sa tundsid seda sikutamas. Kuidas oli tunne? Kurb, ära kadus. Vaat. Aga üks kala on ikkagi kotis meil. Yeah. Ja nüüd lähme proovime kanalis ka õnne. Sealt võib saada väga suuri. Nii suuri. Jah, 90 kilosid võib saada sealt. 90 poundiseid. Kiloseid. 9 kilosid. 20 poundiseid. 9 kilosid. Ehk siis 90 kiloseid. 90? 9 kriips 10. Aa. 9 kuni 10. Jah. Aga väga tore on olnud siiani. There we had also lots of French people. In Australia? Yeah. Yeah. In Almond Farm. Right. Nii, nüüd tulime siia kanali juurde. Ja proovime siin õnne. Aga kalastab seal. Maik tuleb ka kohe. Vaatame, siin pidid olema väga suured kalad, nii et vaatame, kas läheb õnneks. No nii, upitasin just selle poisi siin kaldale. Väga põnev, minu esimene lõhe, trout siis. Ja vaatame,
kas ka Avel on õnne. Nii, ma arvan, et Maik saab ka varsti mõne kala ikka juurde. Maigil juba üks on, väga põnev. Nüüd kasutame helendavat sööta nüüd, kuna nii pime on. Vaatame, kas toimib. It's not albino. Albinos usually have like lighter eyes. But I'd say it's an albino. Ah, okay. Yeah. Are they all boys? Yes, they are actually. No nii, käes on hommik. Jätsime siis Maigi ja ta vanematega esialgu hüvasti. Ja siis ühtlasi Tvaisel oli meil lähedal. Ja nägime, et siin hüppasid langavarjudega lennukist alla. Et siis minul on ka langavarju hüppe tegemata, et helistasime siis Tvaiselis sinna langavarju hüpete pakkujale ja siis neil oli täitsa aeg olemas, nii et kell 1 lähen siis hüppama. Aga nii kaua käime siis Avega Hooker Valleys ära, kus on meie üks Uus-Meremaa lemmik kohti mägede vahel. Väga ilus ja näeb igasugu liustik asju ka. Oot, nii et hakkame siis minema. All or nothing. You know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Then keeps on getting closer, closer. All or nothing.